Jah, tere, mina olen Aivar Riisalu. Siia saabumine oli minu jaoks küll natuke ootamatu, sellepärast ma sain sellest teada eile, et meie põhiesineja ei saa tulla, aga ma arvan, et teil läks hästi, et ma tulin. Ma ei hakkaks kordama laias laastus seda, mida Jaanus rääkis, sest tal tegelikult on peaaegu kõiges õigus. Mina tahaksin öelda seda, et mina olen eelkõige ekspert. Ja mul on täna elukaaslasega 2 peale 8 last. Ma olen olnud oma elus 8 aastat üksikisa. Ma olen olnud ohver, kelle käest lapse kaudu välja pressitakse, viies laps välismaale. Ma olen elanud üle oma laste ema surma ja siis lastega pidanud sellel teemal tegelema. Ja ma olen olnud 2 korral linnaosa vanem Tallinna linnas, kus lastekaitse või lastehoiu eesliin ju tegelikult jookseb. Olen olnud ühe väga aastatetaguse konkreetse juhtumi põhjalise Tallinna lastekaitsereformi, tolleaegse reformi eestvedaja ja sain kiiresti aru, et see reform tuleb pooleli jättes. Lastekaitse on selline hästi lähedane teenus ja seda ei tohi nagu linnaosast ära viia, ta peab olema operatiivne. Täna Tallinn tegi selle vea uuesti, et tsentraliseeris. Siin pole midagi arutada, ma olin Mustamäel ja minu kõige, ma räägin terve tüdrukas, et minu kõige olulisemad võitluskaadlased, et lapsed on meie tulevik, pandi niimoodi tanki, et kuidas seda nüüd täna nagu ravima hakata, meil on mõned kuud nüüd uuesti olnud selle võimaluse juures ja meil on väga mõistlik partner ja ma loodan, et see meie partner Tallinnas tunnistab ka, et nemad tegelikult ju läbi abilinnapea olid selle asja põhjustajad. Aga tegelikkuses, ma arvan, saab teha küll. Ma olen olnud ka Lääne-Nigula vallavanem, seal Jaanuse kandis. Ja ütlen teile ausalt ja otse, et vahestes omavalitsustes on see olukord ikka päris hull. Ja selles mõttes on Jaanusel jälle õigus. Aga pika jutu lühike mõte on see, et alati, kui me kõik kritiseerime, mis on pahasti, hullusti ja mida iganes, tekib küsimus, et kõik need püstitused, mis meil selles valdkonnas on, kõige hullemad vaidlused on ju rikaste vahel, sest nemad suudavad palgata kallid advokaadid ja ka meie lastekaitsjad panna nagu väga arvestatava surve alla kuni selleni välja, et nende käsutuses on tihti läbi isiklike suhete meedia ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ma arvan, esimene asi kohalikul omavalitsusel, kes seda võitlust peab, on kaitsta kõigepealt oma töötajaid. Kui sul on terve töötaja, siis sa suudad kaitsta. Ja andke mulle andeks minu julm otsekohesus. Aga see üksikvanemate teema, see on teema ja deklareeritakse, et 90% üksikvanematest on naised. Mina olen selle 10% hulgas, kes siis on vastupidist kogenud, ei olnud lihtne muuseas tütrega, kui ta sai 12, teate ise, mis kõik juhtub ja jube keeruline oli. Ja tahan sinna välja jõuda, et riik, kui meil täna sünnib 9000 last, siis riik tegelikult ei peaks ülearu palju debateerima selle üle, kuidas inimesi nagu juriidiliselt nõustada või ma ei tea mida iganes. Lapsed on riigi kestmise jaoks tootmisvahendid, kes hakkavad seda riiki püsti hoidma 10-20 parandan, kui nad saavad maksumaksjaks selle aja pärast. Ehk kui riik ei anna endale aru, et tema jätkusuutlikkus ja kõiki nende suurepäraste poliitikute nagu elu ja kogu rahva saatus sõltub sellest, kui palju meil tegelikult nagu mõistliku hariduse ja psüühikaga maksumaksjaid tekib. Kui seda ei hakata teadvustama, ega me võime neid isiklikke suhteid siin klaarima jäädagi. Aga tegelikult me peame selle süsteemi tegema selliseks, et kui ema jäi üksinda ja kui me hakkame teda siis selle asemel, ma ei tea, analüüsime selle olukorra ära, anname talle nii palju ressurssi peale, võtame ta siis nagu öeldakse toetuse alla sellisel moel, et ta saab selle lapse või lapseed normaalselt üles kasvatada, et ta ei peaks piinlema terve elu ja mõtlema, issand, miks nad mul on. Ehk see ongi kõige hullem lugu, et me tegelikult lapsed on vanema probleem, eriti üksikvanema probleem nii kaua, kuni nad maksumaksjad saavad. Maksumaksjana nad juba on riigi ohvrid, aitäh. Ühesõnaga, mulle võib tohutult küsimus esitada, ma võin nõustuda isiklikult, võin nõustuda üldiselt ja üksikult üldiselt üksikule ja aitäh.